ära mine. Juba panevad. Mine, võta! Tallasid kellegi viljapõllu nüüd normaalselt ära siin. See on ära lõigatud. Üldse ei ole viisakas nii. Pani. Alright. Pühapäeva hommik ja lähme viimast jääforelli taga ajama. Oleme siin Kesk-Eesti metsades Steveniga. Ja paneme asjad kokku ja jõele minek. See jõgi on minu arvates selles mõttes äge, et siin on siuksed natuke kiirevoolulisemad kohad, madalamad ja sügavamad kohad vahelduvad suhteliselt tihti ja see läheb mingi circa 2-3 kilomeetrit. Ma arvan, et meil on täna mingisugune 4-5 tundi matka ees. Minna ei ole üldse hullu, sest et siin saab terve aeg vees kahlata, aga tagasi tulles see saab olema päris ebameeldiv. Sellepärast, et läbi võssi peab tulema see täpselt seesama maa tagasi. See saab olema alati tore. Olgu. Jagan kõigile ühe kiire soovituse, et kui te ostate neid kinnituskonkse, mis lähevad su siis selle nööri ja landi vahele, siis kindlasti ei soovita osta sellist. Läheb lihtsalt kõveraks ja ta hakkab siit tagant ära tulema. Ma olen läbi selle kaotanud vähemalt 2-3 lanti. Siuksed võib täitsa minema visata. Vaat, mis on paremad, on sellised, kus on siukse konksuga, mis läheb lihtsalt siia taha. Ütleme nii, et ükskõik, kuhu sa jääforelli püüdma lähed, siis sellest ei pääse, et võssist on vaja alati läbi minna. Muidugi algus on praegu väga lihtne. Jõgi. Jõudsime nüüd jõkke. Ilgelt selge vesi on. Ma panen selle väikse Pasara. Ma arvan, et sellel on täpselt selline mäng, nagu mul siin praegu vetes vaja on. Aga siin on praegu väga ilusad sellised suure kalakohad. Tõenäoliselt me oleme praegu sellisel lõigul, kus nagu väga palju kvantiteedi oodata ei ole. Aga kui me saame, siis me saame siit suurt kala. Ja siin on siuksed kaldalused kohad. Siuksed kännud on, kändude alt on vesi õõnestanud, siuksed väiksed koopad. Ja siis siin on siuke päris mõnus taimestik. Ja seal on jällegi siuke ilus koht, kus saab visata praegu. Hops, knipsukas. Koht. Väike vahe kokkuvõte. Me oleme nüüd, ma arvan, 1,5 tundi liikunud siin jões ülesvoolu, aga põhimõtteliselt me ei ole ühtegi kala näinud ega saanud. Ainult ühe landi saime veest. See on nagu meie tänane päevasaak. Aga see jõgi läheb siit, kui natuke veel edasi minna, ta läheb selliseks natukene kruusasemaks läheb see põhi, madalamaks läheb ja tuleb rohkem siukseid kiirema vooluga kohti. Et ma usun, et sealt läheb küll see väiksemaid kalu võib rohkem nagu kohati, et ma arvan, ikka mõne kala ikkagi sealt poolt saame. Ma ei taha ära sõnuda, aga mulle meeldib see koht. Seal kännu all ta võiks olla. Ma proovin kuskil põlle pealt. Niimoodi. Jaa! Oli. Okei, meil oli esimene kokkupuude kalaga. Me oleme mingi 5 viset teinud vähemalt mõlemad. Pole uuesti kala näinud, aga äkki sealt puudavad. Ja. No, ühesõnaga siuke üllatus siis meil. Üks väike augike. Mine ära. Võta näpust. Me tulime jääforelli püüdma ja võtan mingisuguse haugipoisi. Sellest polegi siin ühtegi jääforelli või mingisugused haugid. Mõõdus raudselt. Okei, mõõdus kala käis praegu, näitas külge. Normadrekas on praegu üleval. Okei, täpselt visata on vaja. Ta läks paremale poole äärde. Hea vise. Jälle mööda. Ilus kala oli see.
kuidas see ainult 2 korda oskas mööda? Peab tulema. Jaa! Mul on sidur liiga nõrk. Aga päris priske. Hoppadi. Läheme tagasi. Praegu oleme jõudnud sellisesse unistuste kohta. Siin on nagu ideaalselt voolav vesi, sügav, kännud, kaldad on õõnsad. Uskumatult ilus kruusane põhi on siin. Kui ma ei ütleks, et me Eestis oleks, siis ei ütlekski, et need on meie enda Eesti jõed. Igal pool võiks siuke põhi olla. See oleks päris mõnus püüda. Steven võttis praegu ilusa kala. Kuus täpselt siia? See on, ütleme, 34. Jah. Ta on alla, noh. Kurat, meesmatsin. Ilus reliis. Mul on Clean. 36 on siiani. 41 on siin. Uus vahekokkuvõte siis. Me oleme nüüd kaks kala saanud kätte. Mõlemad on olnud siin... 3 kala või? Haugi said ka? Haugi saime ka. Haugi ja siis 2 jõekat. Mõlemad on olnud siuke 34. Ja. Sinna kanti. Suhteliselt sama suured olid. No, võib-olla minu oli sentimeeter rohkem. Sentimeeter. Paksem oli küll. Natukene. Et päris hea. Praegu tuli ilusast kohast ka. Siin on täpselt siuke kurvi koht. Kuskilt sealt niimoodi selle kännu ja puu vahelt tuli. Ilusa küünla tegi ka kohe. Tuli. Ürita sinna. Sul võtab ära ka. Mööda lõi. No nii. Väike, aga saime lõpuks selle flegma kala kätte. Poiss hüppas 3 korda landist mööda. Nii, see oli 4. See oli veel 4. Koos haugiga. Nägime just päev. Oi, istub seal. Istub seal. Päeva suurim kala istub seal täpselt vastu poole. Ilus! Hea töö, Steven. Oi, see siputab ka kenasti. Kus? Näe siin. Ma ei näe. Otse ees. Hoppa. Ilus kala. Jõudsime nüüd siia jõe ristumiskohta ühe kanaliga ja nägime voolus istumas ühte sellist, ma arvan, et on siuke 38 sentimeetrit. Päris priske poiss. Istus täpselt seal kännu all. Näe, jõgi läheb siin 2. Paremale läheb üks kanal, vasakul läheb jõgi. Ja ma viskasin esimese viske. Tuli järgi kenasti ja läks tagasi istus voolu. Nägime terve aeg, siin on nii selge vesi. Ilus kala. Ujub või? Ma veel sain ta siit kätte. Ops! Ei. Väike putukas. Viskasin üle kännu ja siis ta hüppas küünalt üle kännu tagasi. Väike, jah. Algus mõtlesin, et ta on suur, kuidagi tõmbas jõle elavalt. Päris hea liitakaga tuli kuskilt külje pealt, laks. Läks päris ruttu isegi. Päris väle on. Ja vihm on teinud kalad aktiivseks.
ilus kala. Ma ei tea, kas päris mõõdus on, aga ilus. Läheb tagasi. 26% on veel järgi. Palaril käis just väike otsas. Ta võttis sul suht lõpus nagu ju. Jaa. Puu alla ei saa või? Jah. See on 40. Kap. Oot. Võta ära. Minus. Opa. Mis sa arvad, palju ta võib olla? 40? 40 kindlasti. Täna vist sellega lõpetame ka. Kell on juba päris palju, 5:30 ja teine mõõdus kaladena ja ma arvan 40 senti, siuke 700-800 grammi. Või päris kilo ei ole, aga ei tea ka, võib olla küll. Kaalu meil ei ole. Läheb. Ma ei tea, võtab tänase päeva siin kohe kokku, sest meil on, minu aku on tühi, Steveni aku on ka kohe tühjaks saamata. Nii. Mis kell me alustasime? Mingisugune 10 aeg. Kell on praegu 5, me oleme terve päev kala püüdnud. Põhimõtteliselt 2,5 kilomeetrine lõik. Me oleme saanud 2 mõõduskala ja emotsioonid on päris laes. See väga ei morjenda meid, et märjaks saime, aga päris pikk maa tagasi. Mööda seda jõge nagu ei hakka minema, siis need koperdad kogu aeg vastu kive ja mingid teed siin kuskil jõe ääres ei lähe, nii et läbi võssi. Palju õnne meile! Davai, tšau! Vihma kallab!